No tere! Pole ammu näinud, pole ammu kuulnud. Aga eks me ennaga ole siin missioonil säästa nii palju raha kui võimalik, enne kui siit ära lendame. Jäänud on meil täpselt 2 nädalat tööd ja peale seda on lillepidu põhimõtteliselt. Sellepärast, et lilled hakkavad õitsema ja teate küll. Aga mul on täna sünnipäev! Masi, palju õnne, Mäse! Head paska. No, ei nii, Mis see pask tähendab? Pask on hea. No, pask heast tähendab. Tahaks hullult pidu hakata panema. Siirigalt teise kohe. Kartulisalatit sööma ja kooki. Aga iga kohustusliku söömingu sünnipäeva peo juurde kuulub muidugi veresuhkru kontrollimine ja insuliin. Harjunud ka juba selle protseduuriga või? 10 sekundit ja hakkame sööma, hakkame jooma. Ja pidu läheb edasi. Ja trall hakkab peale. Aegluubis, ma võin ise ka seda aega maha võtta. Elunautleja. Ja nii ta läks. Tere hommikust! Me ei ole mitte kuhugi tegelikult kadunud ja me oleme laivis tagasi. Üleeile mul oli viimane tööpäev ja enne oli 1 päev enne seda veel. Aga kuna mu viimane töökoht 2 kuud oli alkoholipood, siis väikeste ettevõtete puhul toimib siin Kanadas siiani tšeki majandus, nii et ma pean ootama oma viimase tšeki ära. Majutus meil iseenesest oli eilseni, nii et me oleme juba 1 päeva siin kodutud ja töötud olnud. Aga õnnelikud selles suhtes, et ei ole mitte midagi kurta, elu on nii mõnus. Haupi me tulime siia, meil on 3. kord Haupis, iga kord on sadanud vihma, padukat ja me ei ole väga palju avastada saanud. Ega seekordki plaanis väga palju näha ei ole, aga me saame nautida seda päikesepaistet, mis siin hommikul meil on, millega see meid üllatas. Majutuse eest maksma ei pidanud, raha jäi alles, saame midagi paremat selle eest teha. Eelmine töökoht sponsoreerib Hitachi. Traktorist. Vana traktorist. Aga jõudsime siis teise sõprusaeda. Selleks korraks on Abbotsfordi omaga tegemist, mis on ikka väga palju suurem ja ilusam kui seal Haupis oli. Vaadake seda puud lihtsalt, mis mul selja taga on. Päris kuld. Päris kuld või? Jaa. Vaata seda. Sa oled siin, me jõuan. Must orav. Ära mine! Reportaaž hakkab siit. Wow. Ma ei ela, et tööl käia, ma käin tööl, et reisida. Nii alustame siis reportaažiga otse Xavasseni sadamast. Oleme teel Victoriasse. Victoria on siis Vancouver Islandi peal ja ma olen siis selle vänniga, mis meil selja taga on, teha saarele ring peale. Ühest otsast teise on siis ma arvan, et meie sellest ajast, mis meil planeeritud on 2 nädalat, et proovime siis maksimumi võtta ja võimalikult palju näha ja teha. Aga eile siis jõudsime lõpuks Vancouverisse, nägime imeilusat päikeseloojangut. Üleüldse linn on praegu
nagu jõhkralt ilus. Puud õitsevad, kõik hakkab roheliseks minema, kõik hakkab elama jälle, ise elame jälle ja meil on lihtsalt nii palju plaanis, aga kõike on plaan jäädvustada, nii et püsige lainel. Et 3 ühesugust numbrit saades on võit taskus. 2 taalase. 2 taalaga me vist ei lähe kuskile. Siin me iseenesest sees elame ja Enna tunneb ennast väga koduselt, siis look at that smiley face. Olgem rõõmsad kogu aeg. 10 tonni kohe hakkab pihta. Okei, tonn, sorry. 5 kümpi ka ära ja ütleks 10. Tonn, 10. Kas ma ei või ise nulli juurde kirjutada või? Aga läheme cashime oma raha välja. Tavaissa. Oleme jõudnud BC Ferry peale, mis sõidab umbes 1,5 tunni Victoriasse ja siis saame oma tööpõlve seal lõpuks nautima hakata. Aga näita, milline see sadam siis Eesti ja Soomega võrreldes välja näeb. Eesti ja Soomega. Kas me läheme Soome tööle juba keegi või? Anna olla. Ja jõudsimegi Vancouveri saarele. Esimene peatus Funnel Cove, mis iganes endast kujutama peaks. Vaated on imelised, aga kahjuks siin ujuda ei saa. Vesi tundub küll mega puhas, aga siin vist oli mingi saaste või mingi see reostus, nii et ei soovitata ujuma minna. Me oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Brody Bay ja Cattle Point. 100 aastat tagasi nimelt oli siin farminduspiirkond ja siin olid reaalselt lehmad peal ja lehmad käisid siin isegi ujumas. Ma ei tea, kas sellepärast siin praegu ise või ujumas käia, et 100 aastat aega võtab aega, et see vesi ennast uuendaks või mis värk on. Aga reaalselt vesi on mega selge, mega ilus. Ma arvan, et siin võiks olla isegi huvitav snorgeldada. Enne just nägime krabisid ka nagu. Väga hea päev on olnud juba. Ja siin reporter lõpetab. Mina tänan. Järgmise korrani. Tšau. Sööme ära, ootame pimedat. Tegime lõkke ka valmis, õhtu teeme jaanituld. Näita tuld, ilus. Ma ei saa, seal on paljad naised. Ei ole. Mine teistpidi. Korra näitasin. Muidu kaebavad veel ära. Ja Tisu! Tänane. Kuidas piknik maitseb? Maitseb hästi, vaade on hea. Sina oled ainult puudu. Juba tulen! Teise mäe pealt nägime, et siin on veel mingi vaateplatvorm, nii et Mapsist vaadates on selle nimi Gonzalese vaatlusplatvorm. Läheme tšekime sellega järgi. Ainult üle tee oli lihtsalt. Nagu vau, millised vaated. Nii palju avastamist, nii palju ilu lihtsalt. Ma arvan, et me jõudsime ennaga ikka väga palju avastada, arvestades, mis kellast me päriselt saarele jõudsime. Aga Victoria on British Columbia pealinn ja see on just silmapaistev oma malbe kliima, loodusliku ilu ja iluaedade poolest. Vaadake lihtsalt seda parlamendi hoonet, milliste taimede ja õitega see on ümbritsetud. Metsikut ilus nagu. Ja lisaks sellele on hoovis mälestusmärgid just neile, kes on oma ameti tõttu elu kaotanud. Selleks on siis hädaabi, politsei, tuletõrje, parameedikud ja vabadussõjas langenud. Tänased käimised on kõik tehtud, päike hakkab loojuma ja peame hakkama otsi kokku tõmbama. Nii et peame leidma omale magamiskoha. Aga enne veel jõudsime siia Victoria kaluri külla.
kus soojade ilmade korral on toidukohad lahti, saab erinevaid mereande. No ikka ma usun, et need maitseks väga hästi. Kahju ainult, et me nii hilja jõudsime. Aga vaadake neid maju lihtsalt. Need on nii nunnud, nii värvilised, nii kirkad, tekitavad siukse hästi mõnusa sooja vaibi lihtsalt. Nii muinasjutuline. Mulle täiega meeldib. Kiidan heaks. Soovitan kõigile, kes siia tulevad. Et see on teistsugune kogemus lihtsalt. Mõnus! Aga me otsime nüüd koha, kus siruli visata ja et homseks välja puhata. Homme jälle uus päev, uued tegemised, uued käimised. Ja nii ongi. Aga minu poolt tänaseks kõik. Homme näeme. Homme näeme. Peatse nägemiseni. Hea tööd. No tere hommikust Victoriast. Meil on siin hommik. Parkisime tänava äärde. Enamus parkimiskohti on reaalselt selle märki ülesse pandud, et mingit kämpida või ööseks ei või jääda, midagi ei või teha. Kõik tulevad sildiga, aga selles väikses tänavalõigus seda siinpool teed ei olnud, nii et proovisime õnne ja õnneks need poisid panid meil tee ka kinni, nii et suht privaatne oli. Hea vaikne magada, autod ei käi ringi ega midagi. Ütle poistele, et me ärkasime, et võivad ära minna nüüd. No ma lähen ütlen kohe. Mine jah. Tere hommikust Õnnimets. Tšau rahvas. Siin toimub nukitsa mees. Lähme nüüd otsime omale mingi pesemisvõimaluse ja alustame hommikut ikka korralikult. Ja nüüd on siis meie ametlik hommik alanud. Kui tavaliselt karavanparki see auto parkida, siis siin kandis see maksab mingi 30-40 taala ja seal ei ole reaalselt mingit pesemisvõimalust ega midagi. Lihtsalt ilus vaade võib-olla lihtsalt metsa sees kuskil. Aga kui parkida tänavale, leida õige koht ja maksta 2 taala duši eest, siis milline säästmine see veel enne. Aga meie taga on siis Oak Bay spordikompleks, kus me käisime duši all. Ainult 2 taala, soe duš. Saime oma akusid natuke laadida ja selle eest oma raha täiega väärt. Sain isegi fööni kasutada, mul pole endalgi kodus fööni, nii et kiidan heaks, soovitan. Mingi vend käis isegi saunas. Kes see vend oli? Minu vend, sa ei ole mu vend. Aga nüüd lähme otsime, kus me saame hommikust süüa ja kohvi juua. Yeah boy! Lego! Olus püss. Tulime Keiliga siia, tead, USA veeri äärde taga, mäed paistavad USA omad juba, aga jõhkralt tuulin on väljas. Aga kohvi tahaks hommiku. Ja mis siin toimub? Peab autos kohvi tegema, kuna õues on liiga tuuline. Sa reaalselt hoiad gaasigrilli omal süles ja me teeme kohvivett praegu. See on mingi next level backer lihtsalt. Ma ei tea, kui smart see on, aga... Mitte väga. Saab tehtud. Õnneks igale poole trippides on ikka jooksjatele, jalutajatele, reisijate peale mõeldud. Saame oma veepudelit siin ära täita ilusti. Nupp on külje peal. Praegu peab seda veits ootama. Ma arvan, pumpab kuskilt altpoolt välja. Keegi alles tegeleb sellega. Uno moment, nagu vahe saab. Ja siit ta meil tuleb. Nii saab head, puhast joogivett ja ei pea raha mingi veepudelite peale raiskama. Jällegi travel hack. Täida oma veepudelid alati ära. Kuhu me omadega jõudsime? Pesulasse. Saame duši alla minna kohe. Üks hetk. Kui vett on, siis saame pesta. Kui ei ole, siis peame veel nädal aega pesemata olema. Vaatame seda kaugemalt kohe. Kas töötab? Äkki tuleme õhtul siia duši alla.
no mees, vajuta! Ei tööta! Tuli võtta ära. Uskumatuna. Ja siis lähme täna vastal magama. Lähme jah. Ossa poiss. Mul oli Mapsis ära märgitud Timos Lady ehk siis Sambla daam. Aga kes oleks võinud arvata, et selline pargis käik seda daami leida kujunes selliseks seikluseks, nagu oleks reaalselt loomaaias käinud. Me nägime nii parte, hanesid, kotkaid, neid paabulinde. Te kindlasti ei usu, mis ma praegu teile näitan, aga need on kõik vilkonnad reas. Võtavad päikest, mediteerivad, leiavad oma senni, onju. Mis asja, mis siin toimub, nagu mis kogunemine siin on? Mind ei kutsutudki. Aga noh, nad on kõik elus, reaalselt, laivis. Pole aega liiga kaua filmida, et üks neist liigutaks päriselt ka, aga nad on riil nagu. Üks lehvitada on. Ja siin on see daam. Vaadake neid reljeefe. See peaks olema siis samblane, siuke uinu kaunitar, kattunud rohelise selle sambla alla. Pigem on siin need, mis asjad need taimed on? Igatahes sammal see ei ole, aga need fernsid. Me oleme igatahes selle pargis käiguga väga rahul. Kes oleks võinud arvata, et me terve päeva siin veedame. Mõtlesime, et on see lihtsalt üks väike paus, väike kõrvalepõige, aga see on ikka olnud üks väga mõnus jalutuskäik siin. Jõudsime just Hiina linna ja parkimiskohad on nagu vastavad. Väga siuksed maailma kitsamad nagu. Vaatame, kuidas see härra siit välja saab. Kraabib midagi ära või ei või? Käe siia vahele panema. Ma panin samamoodi. Mul oli see vahe veel kitsam. Ära ei rikuks teiste autos. Kuidas need Hiina parkimiskohad tunduvad? No tundub, et nad tegid enda mõõtmete järgi neid parkimiskohtis, jah? Külg ees ikka välja. Suured Hiina poisid. Oksa nii lai, et ei mahu välja. Lillelise prilli ette. Lillelise. Vana töökoht sponsoreeris. Ja nagu Hiinale kohaseks ikka, kitsad alleywayd jätkuvad lihtsalt. Let's go! Enne sõitsid siin inimesed kaarikuga ringi, need on lihtsalt spordipoisid lihtsalt. Normaalne, kuhu me sattunud oleme. Arvasin, et see orjapidamine on läbi. Kus me omadega oleme? Ma ei oska seda öelda. Ütleme China Beach. Ja tuleb välja, et siin võib olla igasuguseid puumasid, mustasid karusid. Siin on juba esmaabinumbrid, kiirabi, doktor. Millesse me ennast jälle segame. Karuriigis, nagu me siin oleme. See on siin meil peaaegu aasta aega seisnud. Õnneks kasutamata $50 investeering, mis see oli, aga vähemalt mingi kindlustunne on olemas, kui see taskus on. Lihtsalt tõmbame siit, spriitame karu poole ja siis paneme jooksu.
spreita vastu tuult, vaata mis saab. Kas sa tahad nagu naisest ilma jääda või? Tundub küll, noh. Jõudsime läbi metsa lõpuks Ripsillale, aga tund on juba hiline. Üks proua, kes meile vastu jalutas, arvas, et me oleme ikka väga hilised, et kas meil ikka taskulambid asjad on, aga me tuleme siin mingi 2 kätt taskus. Enno muidugi noogutas, et muidugi muretsema ei pea, aga nüüd ma mõtlen, et äkki ikka peaks. Küsimus suurele ringile, kas see jalutuskäik oli seda väärt? No vaadake ringi, oli ikka küll. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make me feel less. Something in my brain causes stress. No tere! No tere! Jõudsime oma mustlaslaagriga kuhugi siia tee äärde, mida ei ole näha. Jõhkra vaatega muidugi. Vaade on hea. Seal on kruiisilaev, mis tuleb USAst, mis on väga udune, ei ole aru saada. Aga siin meil on siis, mis meil gurmees on? Ma arvan, üks parimaid suppe maailmas. Minestrone suppi see tegin. Kõrval on juustusai ja kõrvale teeme väiksed koksid. Väike baarilett. Minibaaris on meil siis Sliced Apple Captain Morgan ja Canadian Glove, ehk siis kuna ma töötan alkopoes, siis minemise puhul pakiti mulle väiksed testrid kaasa. Ja me degusteerime need ilmselgelt täna ära. Mitte küll kõik, aga... Ma ei tea, kui hea kombos on supiga väike koks. No supna. Kõige väärt. Mis seal ikka tuleb hea uni. Väike lonks ära pealt. Coca Zero, suhkru ja kofeiini vaba, et saaks ikka õhtul magada mõnusalt. Purki ruumi. Musta reisk, suur longs. No nii. Väike pormuke. Paneme sulle klops. No ikka korralikud parmud. Natuke üle ääre ka sulle siia maitseid keele peale kohene. Kange värk, vinge värk. Mis asi see sul oli siin? See pudel? Viski või? Viski, jaa, Kanada viski. Ja mulle tuleb rummi, jah? Ja sulle tuleb õunamaitseline rumm. Captain Morgan. Spicy. Just the way you like it. No nii. Aga terviseks. Kannud on täise. Meie kodutu ja töötu elu terviseks. Selle suve terviseks, mis meil olema hakkab. Ja mis on hullud seiklusi täis lihtsalt. Kaks mu enna. Baba! Ups. Ikka Kanada maiguline. Päris hea. Mul on ka väga hea. Ma olen rahul. Täiega. Õhtuga rahul, eluga rahul, käimistega rahul. Ja täna ei sadanud rahul. Sest siin kandis nagu kallab nagu oavarrest päris suur osa sellest aastast, nii et meil on praeguseni väga vedanud ja loodan, et veab edasi ka. Lubab kusjuures pühapäevani vihma, praegu neljapäev ja peale esmaspäeva peaks uuesti ilusaks minema, aga meie Jumal, kes sa oled taevas, et ilm olgu ilus. Aga laske meal maitsta, head isu ja head ööd. Tere hommikust siit teeäärsest prügimäest, kus me täna öösel siis olime. Jällegist USA piir kuskil paistab seal udu sees. Tegelikult ei paista, aga noh. Ja tere ka minu poolt, Nukitsa TV alustab taas. Aga vaata, kui kähku ilm muutub Kanadas siin. Tegime imelist putru siin ja enne putri tegemist oli vaade imeline, nägi USA ja merd ja ookeanit, mis iganes kõike. Puder valmis, ilm läinud.
mis siin pudru sees on? Ma ei tea, kas ma julgen seda öelda teistele, see retsepti pärast hakkavad ka tegema, aga Salajane. See on saladus. No ei tule meelde või? Mis ei tule meelde, ma ei ütle teistele. Puderõun... Puder. Juba putru panid pudru sisse või? Ma kunagi käisin niimoodi. Kaeraelbed, andke andeks. Ma kunagi käisin niimoodi kohalikus poes. Palun üks pakk kaeraputru. No, said ju. No, iseenesest sain ja lõpus. Aga olgem ausad siis, mis siin sees on. Vesi, 1 cup of kaeraelbeid, õuna, steeviat magustamiseks, kaneeli ja pähklisegu. Ja selline hästi toitainete, kiudainete rikas hommikusöök meil saigi. Ja ilmselgelt iselaustav kohvi, sellepärast, et me oleme päkkerid ja proovime siin raha kokku hoida. Pole mõtet iga kord 3-4 taala välja käia, et üks kohvi osta, kui saab selle sama raha eest terve selle ja terve sellest saab 90 kohvi teha. Wow. Nii et vaatame, kuhu me raha paneme ikka. No üks seeneline siin raporteerib, mis siin päeva jooksul toimub. Kuna ilm on vihmane, suht ootuspärane Vancouver Islandile, siis väga palju siin ei taha nagu teha. Kuigi vihmariided on olemas, kummikud on olemas, vihmajakk on olemas, siis kuidagi ei tõmba välja. Mõtlesime ennaga, et otsime mingi spa, kuhu nautima minna, sauna, mullivanni, aga leviga on siin natuke halvasti. Seda väga ei ole. Nii et vaatame, loodame siin mingi levi leida siin loodusega. Me peame päriselt üksteisega suhtlema hakkama, ma ei tea. Mitte, et seda teinud juba ei oleks, aga karusprei kaasas ja lähme avastame Botanic Beach. Ma ei tea, kas siin tõlkida neid rannanimesid või mitte, aga siin me oleme. 2,5 kilomeetrit on see ring ja loodame, et see on siis selline vaatamisväärne koht. Et tulge lähme. Väike vahepeatus Botany Bay. Kuidas tundub? Vaadake loodus, vaadake ookeani, vaadake kui ilus. Kõik või? Jaa. Tule kallis, ma pöian. Lõksus olemegi. Välja varsti saamegi. Aga just nägime, pea tuli välja, kes oligi. Küljest nägime just siin samas põhimõtteliselt. Vot seal nägu paistis. Ma ei tea, kus ta kimad. Vaat tulime tema koha peale, vaatame, kes siin on. Jõhker, kus siin ikka vesi tõuseb ja langeb ja kes siin all meil on? Juhuu! Oleks peaaegu veel lõksu jäänud, täitsa pekkis. Aga vähemalt nägime Hüljast 2 korda pistis pea välja, ütles tšao! Haige loodus. Ja siin, daamid ja härrad, on looduslik bonsai, mis on looduskaitse all. Tuleme nüüd maa peale tagasi, eks ole. Vihma sajab, ei hakka seekord enam munasid kuumaks ajama ja süles kohvivett keetma.
seekord oleme leidnud varjualuse siinsamas selles rahvuspargis, kus käisime jalutamas, kus meri peaaegu meid endaga kaasa viis ja kus me hüljest tervitasime. Aga mis siin toimub? Siin toimub? Siin on väike kohvipaus, väike chili con carne või mis see on seal. Jaa. Ja siis lähme otsime pesumaja. Lõuna! Aeg on lõuna teha. Meil on siis imelised purgid chillid siin. Õnneks siin on süsivesikute hulgad kõik peale märgitud, nii et mul on lihtsam oma makroid asju arvutada. Ja kõrvale muidugi soe kohv, kuna ilm on selline, et on ikka vaja sees soojaks teha. Aga vaatame, kuidas see välja näeb. Teeme väikse tastingu ka või? See on oma ette see. Tein oma konservipurgi lahti. Lõhn on hea, aga Maitse on ka hea. Näeb küll välja nagu oleks koera toit, aga tegelikult ei ole. Tegelikult see on väga hea. On muidugi. Selles suhtes 27 grammi proteiini, et ma arvan, et meile jalutamiste juurde kulub ikka kõvasti ära ka. Ja tisu. Ja tisu. Jõudsime sellisesse piirkonda nagu Tankan ja lõpuks saime mõnusalt sooja duši all käia. Muidugi see duš, mis 2 taala eest eile saime, oli kõvasti parem, seal olid föönid, värgid, duš oli palju kuumem, aga siin me saime mullivannis mõnuleda, saunas käia, aurusaunas. Mis see teine saun oli? Lihtsalt saun. Torudest sai liugu lasta. Leilikultuuri siin ei ole, seda ei visata, nii et lihtsalt istud seal, ootad, kui higistad oma higistamise täis ja nii ongi. Ja seda kõigest, palju, 6 taala eest või? 6 taala eest, 6,50 või palju see oli. Aga hind on selles suhtes hea, et mis see vihmase ilmaga ikka teeme, kui mõnuleme. Nii et vaatame edasi, kuhu saame oma mustlaslaagri tänaseks panna. Tere hommikust siit Goshen Valley'st. Tere hommikust, naine. Näitame siis, kuidas siin päris elu vännis elades käib. Kuna olgem ausad, vännis elades on nii puuduseid kui miinuseid. Ja üks miinus on see, et meil ei ole päriselt kööginurka. Aga seest leiame alati võimaluse alternatiivi jaoks. Ei kurda. Ei kurda. Elu on ilus, saamegi rohkem väljas aega veeta kuskil parkimisplatsil, kuhu päriselt legaalselt võivad RV-d parkida nagu. Saime ikka 2 silma kinni magada, ei pidanud mõtlema, et võib-olla võidakse üles äratada või midagi. See on suur boonus ikka. Aga mis tänane plaan ette näeb? Tänane plaan, musi, kohvi, puder ja siis need hääled, lähme vaatame need hääled üle seal. Jaa. Ma ei teagi, no. Võib-olla peaksid välja lõikama praegu. Aga Enno arvab, et need on mingid hüäänid või vesihülged, nii et... Hüäänid ei ole, hüäänid on need... Need on teistsugused, ja. Ja. Minu paha. Sinu paha. Aga... Sööme. Teeme pudru valmis ja lähme neid koskesid avastama. Ma leidsin hästi palju koskesid tee pealt, nii et let's go! Teeme ühe toeka hommikusöögi. Aeg on maitsestada kaneeliga, kookosega ja natuke steeviat ka. Ja lõpul lisame siin pähkleid ja ühe õuna ja siis võib meil teekond alata. Ma ei teagi kohe, kuhu seda kaant panna ju. Ma tulen hoian teie kaanekest siin. Palun.
selle kaneeliga koonerdama ei pea, see on ainult tervisele hea. Lõhnab nagu see Sa ei ole üldse kadekops, no. kaneelirull. Oh ei, ma olen jumala hea südamega. Ei ole veel aru saanud. Väike pulbrit, 0 kalorit, 0 süsikat, 0 suhkrut. Siis segame ära. Kodus järgi tehke tavalise lusikaga. Siin hakkab vaikselt põhja minema juba. Seda te ka ei näe. Tegelikult ma oskan paremini putru teha, aga mul oli siin köögiabiline, kes panin natuke vähe veevärki. Ära hakka! Kas vesi on kõrbe põhja? Appi! Ja nii see vännielu käib. Ühes potis tehtud karahelbepuder ja ilmselgelt travel hack. Kui tahad nõusid kokku hoida, siis 2 lusikat ja läheb. Bon appetit minu poolt! Kõhud täis, hea olla, aeg on seda linnakest avastada. Ma isegi ei oska öelda, kuidas seda siin hääldatakse, aga tundub juba selline mõnus, hubane tilluke, selline mõnus linnake. Aga ma näitan teile ka. Esimene peatus, Skyville park, mis on põhimõtteliselt siin kohe 2 sammu kõrval. Ja seejärel vanalinn. Daamid ja härrad, see on see, millest ma siis rääkisin. Žemeine see esimene vesikest. Ilusalt tuleb. See väike linnake on lihtsalt kunsti täis. Alustades skulptuuridest, lõpetades tänavaseintega, veel skulptuuridega, kõik on lihtsalt metsikud, mõnus ja kunstiline. Käisime siin kohalikus pagaritöökojas ja sellele kohale omane valge šokolaadiga kaetud selline mõnus tahvel. Nii et proovime järgi. Kes siia kanti tuleb, peab kindlasti ära proovima. Jõhkralt hea lihtsalt. Nii ja. Ja meie reaalsus, kuidas me täidame veepudeleid. Visitor Centeri tualettruumi juures on selline koht, kus saab joogivett. Ja me ilmselgelt kasutame seda võimalust ära. Let's go! Tänane missioon on kõik kosed üles leida. Esimene on meil selja taga ja selle nimi on Stocking Creek Waterfall. Daamid ja härrad, lubage esitada. Jõudsime siia Ladysmithi ja siin on mingi paatide rongkäik. Üks üksteise järel lihtsalt. Ja mingi pillimuusika kuskil tagataustal, kui seda kuulda on. Jällegi uus toidukord, seekord on meil kuskus, lõhe, buffalo kasme ja salatilehtedega. Let's have a look. Ma arvan, ma panen siia kanepiseemneid ka peale, annab veel Paneme. väga hea crunchy ja proteiini paugu juurde. Ja siis vaatame edasi.
tundub, me oma toidukordi ainult filmimegi, aga vahemad on suured, kõik võtab nagu väga kaua aega ja viimane matk oli ka 5-kilomeetrine, mis võttis ikka omajagu aega, nii et sellel ajal väga ei tahtnud filmida ka, veresuhkur läks madalaks, halb oli olla, aga nüüd ma olen tagasi ja oleme jõudnud Nanusi restoppi ehk siis Nanusi puhkepeatusse, kus me veedame oma öö imelises landis. Aga ilm on jõhkralt külmaks läinud. Mul on mitu kihti riideid seljas ja tekka veel peal. Ma olen nagu vanaema, aga mis seal ikka? Ja keedan siin sooja suppi, et sees soojaks saada. Ja väikse napsu ka, et veel soojemaks saada. Ja siis keerame selle soojenduse ka veel põhja ja siis naudime lihtsalt. Selline on õhtuplaan. Aga tule näita, mis suppi me teeme. Meil on menüüs sihvkad alustuseks, siis on kana, tomati, minestrone supp ja väiksed kokteilid siin minibaaris. Vana baari tahab, nagu ma olen vana baari veteran, siis segan meile väikse viskikoksi ja